algava loo rubriik on Rapla Soul. Vaiko Eplik ja Priit Võigemast kuulsad Eesti muusikud on pärit Raplast, aga me oleme oma lugu alustamas hoopis alus. Poisid, miks te mind siia tõite? No, miks? Sellepärast, et mina olen siin elanud ja kasvanud, veetnud siin oma lapsepõlve siin samas. Siin selle hoovi peal. Ja siin liivakastis tutvusid sa Vaikoga? Ei. Ja me peame ka parandama, et tegelikult me ei ole kumbki Raplast. Priit on Alust ja mina olen Pae külast, Kehtna vallast. Rapla jääb siin vahele. Et Raplas me nagu kohtusime, aga üldiselt 50% meie loost algab siin. Minu magamistoas me salvestasime siis duubelmakiga oma kasseti. Oma kuulsa kassettalbumi, mis on siis siiamaani nagu säilinud ja tänu millele me üldse mäletame, millega me tegelesime nendel kaugetel aegadel. Joy Guns oli mõeldud selleks, et kohe minna ja vallutada maailma, vähemalt soojendada Aerosmithi või kuidas see muusikaannaalidesse läheb see bänd? No jah, et plaanid olid, jah. Muidugi ikka maailm vallutada. Alguses oleks hea, kui ma oleks suutnud vallutada kas või alu, aga... Meil tegelikult ei olnud ju ühtegi kontserti. Joy Guns, mismoodi ta tekkis? Kumma mõte oli? Kõige esimene bänd oli mul tegelikult minu õe Eikega ja selle nimi oli Aerosmith. Sa ma ei teadnud. Ja meil oli seal palju häid lugusid. Üks varasemaid lugusid oli Someday I Will Be a Rockstar, oli ühe loo nimi näiteks. Ja nii see kõik algas ja siis õde ühel hetkel, ma mäletan, see bänd läks suure pauguga laiali, sest et ema sai teada ja õel oli nii häbi, et tal oli nii piinlik, et see muusika oli nagu tema arvates nagu alla igasugust arvestust. Ja siis, mis mul üle jäi, tuli siis otsida lolli, eks ole, ja lõpuks leidsin ühe paha aivamatu, kes oli nõus minuga musitseerima. Priit mingis mõttes on ka mul olnud suureks õpetajaks, sest et mina ju muusikaalis õppisin üldse klaveri. Ja siis kitarre peal ma kõiki tuure üles ei leidnud. Kõige suuremat peavalu valmistas C-tuur. Jah, sest minule näitas seda üks alupunkar, üks Andres. Õpetas mulle paar tuuri, C-tuur oli üks nendest ja äkki D ja G ka ja siis ma olin juba selline guru, et ma võisin õpetada siis Vaikole. C-tuur, tule siia, ma näitan sulle poiss. Ja palun väga, nüüd me oleme televisioonis. Kuidas tutvusite? Rapla muusikakoolis. Aga sellest juba lähemalt mõnel järgmisel peatud. It's all because of my Vaiko ja Priit alustasid oma muusikalist tegevust 1996. aasta kevadel. Fotolavastused, mis seda lugu ilmestavad, on teostatud nende tollase avaldamata kasseti kujuteldava ümbrise stiilis. Laulud, mis siin reportaažis kõlavad, ongi noodsamad duubelmaki salvestused ja ringvaate andmetel tuleb kogu omaaegne Joy Gunsi materjal peagi avaldamisele. Rapla muide on kultuurilooliselt väga tähtis asustatud punkt. On meil siin näha näiteks aknad, kus omal ajal Juhan Liivi hoiti kinni Raplas vastu tahtmist paar nädalat, aga mitte sellest me ei tahtnud rääkida. Me võiksimegi jääda neid legende nii-öelda laduma, aga kui me pöörame pilgut sinna, siis parempoolne maja on kultuurilooliselt väga tähtis Rapla apteegihoone, kus veetis oma lapsepõlve Raimond Valgre. Ja siis mitte see Valgre maja, vaid see Valge maja seal, Jõe 2, seal veetis oma lapsepõlve Märt Avandi. Ja miks on see meie bändi seisukohast oluline on see, et Märt Avandi õde Kadri, keda väga tervitame, tema aitas meil laulu teksti kirjutada. Oli meil nagu Ensemble Joy Gunsi nagu sükene kolmas nagu liige kohati täitsa. Variautor. Jah, umbes. Mis teemadel tekstid olid? Või 3 korda pakkuda, ega meil sotsiaalsikust kriitilist väga midagi ei olnud. See oli ikka rohkem, armastus ja... Nii, aga siit see tänav nüüd, mis siit läheb edasi, Jõe tänav, kui me seda tänavat pidi hakkame minema, siis me jõuame Rapla muusikakooli juurde. Ma loodan, et saate aru, me oleme praegu Rapla kultuurilisel tuiksoonel. Rääkimata sellest, et see tänava algus, kus näitasime teile perekond Avandite kodu, et seal samas on ka perekond Uusbergid ennast sisse seadnud, kust on pärit, eks ole, meil kuulsad heliloojad, lavastajad, värgid-särgid. Vähe sellest me möödusime siin just jalutades Anne
Veski lapsepõlvekodust ja siin paar maja edasi on ka kuulsa kitarrimehe Elmar Liitmaa vanaema maja oli siis nagu meile tollal kogu aeg oli, et noh, see oli nagu Püha tänav. Siin oli muusikakool jah, see oli tegelikult uskuge või mitte. See oli kortermaja. Siin olid tegelikult siis ma ei tea mitu korterit, siis oli 1, 2, 3, 4 äkki või? Arvatavasti jah. Ja siis pisikestes tubades olid siis muusikakooli klassid. Mina õppisin löökpille, see trummiklass oli seal üleval. Kostis kirikuni, et harjutasid. No sellega oli jah niimoodi, et kuna kõrval oli flöödiklass või viiuliklass või mis iganes seal oli, siis tegelikult trummi mängida ei tohtinud. Et sa küll õppisid löökriistu, aga neid praktiseerida ei tohi. See on umbes sama loogika nagu, et gentleman oskab akordioni mängida, aga ta ei tee seda. No et ja siis Vaiko Klimberdas seal mängis tüdrukute rõõmuks seal huvitavaid lugusid. No ma klassiõdede palvel õppisin mängima kuulmise järgi Koit Toome lugu On küll hilja. On küll hilja muida, kuuda võimatu näib. Aken oli lahti, oli kevad ja see vanemate klassid ja tüdrukud palusid, et Vaiko mängi veel ja nii sai minust muusik. Aga mis tunne siis on sellises vanas kohtumispaigas uuesti kohtuda? Väga tore tunne on kuidagi. Ma arvan, et ma ei ole sellel tänaval kõndinud pärast seda, kui ma selle muusikakooli lõpetasin. Ja mina pean ütlema, et noh, see ei ole küll asi, millega hoobelda, aga Rapla laste muusikakool on tegelikult ainus kool, mille ma olen kunagi lõpetanud. Ütleme nii, et aitäh, et sellest väiksest majast oli võimalik saada haridus, millega vean siiamaani välja. Ootamatult oleme saabunud ühe väikse Valge maja just ühe suurema juurde, see on siis kultuurimaja. Me oleme kultuurimaja taga. Siin me harjutasime hoopistükkis laulmist Tea Paluja juures. Nii. Ma tean, et täna on Teal pärast puhkust kõige esimene tööpäev. Ja me oleme teda ehmatava nüüd. Käisime poest läbi, me võtsime ka rekvisiidid. Võtame nüüd siit välja. Hallo, Dolly! Head esimest tööpäeva. No tere. Sind või ole kohe väga ammu näinud. Nii, mul ka lillekene sulle. Aitäh. Kui väikest Vaikot sina mäletad juba laulmas? No me ikka kohtusime esimest korda, kui ta 10 oli, aga siis ta vahepeal ei No tegelikult me kohtusime veel varem, sest enne laulustuudiot sina tegid minu vanemate pulmapäeval minu emale lokke ja mina olin siis vist 2,5. Ja mina muide mäletan ka alus juuksuris käiku ja mäletan, istusin tooli peal, kuhu oli vaja panna veel see mingisugune laud või mingi alus oli vaja panna nende käetugede peale, et ma olin nii väike ja Tea lõikas juukseid. No minul oli ju nii, et mina ju mõtlesin, et kui mul häälemurre algas, ma mõtlesin, et mina nüüd laulmisest pääsenud, et ma ei pea enam käima nendel ta oli väga rahul sellega. Ja mina ikkagi juba proovisin rüübata džinni ja juba tegin väikest viisi suitsu, sest meil oli ju koolist 100 meetrit oli kiosk, kus lastele müüdi ühekaupa sigarette, sest pakki nad ei jaksanud osta. Oli niisugune asi, jah. Ja siis, kui häälemurre hakkas nagu läbi saama, siis mu isa võttis mul natist kinni, tõi mind Tea juurde, et nüüd läheb lauluks. Ma suudlen teie kätt, madam, kuid huultest näen vaid. See pole meele pett, madam. Tule, sama helistiga saate teid, ma keeldun absoluutselt. Sa saad nii ei saa. Te usalduse võid andma, sümpaatseks teile saan ning ootamatult siis, madam, kui kõlab tango viis, madam, ei suudle ma teil kätt, madam, vaid hoopis teie suud. We still got it. Aga sa valdad lihtsalt oma keha natukene paremini. Et nüüd tulevad need kõrged noodid juba välja, aga tookord sa tulid olukorrast välja, sa rääkisid selle loo kenasti lõpuni. Ja kas sa panid tähele, kus kohast algas laul? Varba otstest.
muusikaline rännak Rapla radadel on toonud meid Tammemäele, kus on siis Rapla laululava. Poisid, on teil siis siin olnud õnne ka esineda selle lava peal? Korduvalt. Mina pean seda paika siis oma nagu professionaalse muusiku elu nagu sünnipaigaks, sest et siin toimus meil ansambel Freeridiga kuulus kontsert. See oli siis esimene kord, kui ma sain muusika mängimise eest honorari. Küll väga väikest honorari, aga siiski. Palju sai? Kas me saime kamba peale mingi 100 krooni või 150 või... Aga no see oli ka ikka raha tollal, selles mõttes aastal 90 siis... Kroon oli äsja tulnud ju. Jah, 96-97. Aga mis oli muidugi väga kurb selle kontserdi juures oli see, et me pidime soojendama ansambel Noisy Nationit, mis oli tollal väga populaarne. Aga nad ei tulnud kohale. Aga kui siis publik ühel hetkel hakkas aru saama, et korraldaja mängisime oma kokkulepitud aja ära ja siis korraldaja ütles, et minge tagasi, Noisy Nation ei tule. Ja kui publik sellest nagu aru sai, siis see oli ikka õudne. Ma ei tea, kuidas me siit minema saime, aga mina ka ei mäleta. Ikka. Aju on kustutanud selle põgenemise. Käis siin minu meelest Mihkel Raud oma bändiga, Mr. Lawrence. Mihkel Raual oli tookord juba soeng nagu praegu või kuidas? Tal olid pikad juuksed. Tal oli siis ikka patsi aastad käimas. Kuidas teil tookord soengutega oli? No, mis sa arvad? Pikad juuksed. Mina laenasin oma õdede riideid. Mu ema ja õde ja vanem õde olid väga murest. Nad olid täiesti veendunud, et ega see Vaiko, ega ta kindlasti, küll ta, eks ta homo on. Aga mina tahtsin olla nagu Steven Tyler. Ma tahtsin näha välja nagu rockstar, aga keegi ei saanud sellest aru. Pikad soengud, tantsupeol kutid tantsima ei kutsunud? Kutsusid. Enne lavale minekut üks vähe nokastanud jõmm tuli siis mind tantsule. Ta oli vanem härra. Ei olnud ta nii, vahet pole, mis mul sellest. Ei, selles mõttes ma võib-olla mäletame jälle erinevalt, aga ma mäletan seda, et Priit nagu tuli vahele ja üritas nagu selgitada, et kuule, et mees, et sa tegelikult sa ei taha temaga tantsida. Ja siis ta kutsus Priitu. Nii, poisid, aga jääge hetkeks siia. Ma korra mõtlen selle improviseerime teile siiski siia ühe lava. Toon selleks ühe rekvisi. Ringvaade ei ole ringvaade, kui me ei teeks oma esinejate peal mõnda inetut katset. Palun, Joy Guns tuleb rahva, et esitage mõni teos. Joy Guns niimoodi käib. Ma sügan sealt pool. Teeme vahetust, jah? Natuke osav. Aga nüüd on kõik, kes tahab rohkem kuulata, see tulgu meie kontsertidele üle terve Eesti märtsikuus. Teeme selle uuesti. Teeme uuesti. Need on siis need lood, mida nad tegid.